loomulikult sa ei saa midagi muuta, kui sa seda ei märka, kui sa ei olegi sellest teadlik. Üks asi, meil on korra mainin lihtsalt vahepeal ära see, kui ütles, et see ei ole minu oma, vaata. See on, lihtsalt üks sõna oli see siin, aga see on ülioluline sõna, sest see, mida me arvame, mida me peame enda omaks, me ei taha sellest loobuda tegelikult. Minu ärevus. Kas sa tahad millestki loobuda, mis on sinu oma, vaata? Ei taha, sa hoiad sellest kinni. Minu haigus, minu piiravad mustrid. Et see kõlab mingis mõttes nagu norimisena, aga senikaua, kuni me ütleme, et mingi asi on minu oma, senikaua ma ei taha sellest minu üle kilod. Su keha tegelikult ei taha sellest loobuda. Või ma tahan, sellised sõnad nagu kaotan. Sa ei taha, ma tahan kaotada liigset keha massi. Et tegelikult ei taha mitte kunagi midagi kaotada. See nagu sõna on nii vale. Ehk siis ka selles mõttes efektiivne ja positiivne sisekõne, ehk siis nii-öelda positiivses võtmes endale midagi sisendada. Just lastega näiteks, et kui sa ma ei tea, mis olukorrad need sind käivitavad vahel, aga näiteks kui sa viid lapse kooli, sinna Emili kooli, ja siis tal on näiteks sporditund ja ta mingi hetk jookseb su juurde tagasi, ja siis nagu tüüpiline reaktsioon, endal on ka võib-olla kiire, mis iganes, ja ma ei ütle, et sul see reaktsioon on, aga mis teinekord on, et mida sa unustasid jälle, ja mida see teeb, sa ütleb lapsele, et sa oled unustaja, sa oled saamatu, sa oled ebapiisav, endale ei hakka ka sellest kuidagi parem, aga samas öelda täpselt sama asja niimoodi, et mis sul meelde tuli? See on põhimõtteliselt täpselt sama, sul tulid spordiriided meelde, et mis sul meelde tuli, ma sellega võimestan teda, vaata kui tubli, sa läksid nagu 10 meetrit jooksid eemale ja siis sul tuli meelde.